Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Helsingi viisanäitsa viibib taas, kui seda ei saa. Lähen segi vist peast, lõpuks rusikaga lõin nagu Edgar Savisaar. Selle peale antigi paberid need, tõesti nendeta oleksin kadunud mees ja trügisin laevale nimega Georg Ots. Vaata Soome, see on Põtrade maa, kus peetakse lugu ka töömeest ja seal alenusmüügidel marka veeretaan. Kui homme näen vanu tuttavaid, räägin neile kirbutori seiklusest vaid ja surnud autod laeva lükkan taas. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna saada. YKK, Soome, 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 sinna tahan vaid. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna jääda. Soome, 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 sinna tahan vaid. Lõppaga läheneb ja kallis marga kursta kahaneb. Ankeete täidan tollis mõnuga. Vaata inimese elu, see on isemoodi kallis ja ta ei sõltu valitsevast pallis ja reisikotti viinad peidan taas. Soome, Soome, pergele Soome, ma tahan sinna saada. YKK, Soome, 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 sinna tahan vaid. Paljuko se maksaa, ihan hyvin tunnet on. Joo, Soome, 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 sinä tahan vaid. Haluatteko vodkaa? Ei se maksa paljon, vain 50 markka kampale. Vain 50. Kippis. Hei, kippis. Kommista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi laulis, aga Ivar Vigla, kes tavaliselt talitab siit mõned korrused allpool ja laulis laulu Soomest. Laul ise on kuulsa Soome laululooja looming ja räägib sellest eesti keeles, kui tore võiks olla, kui saaks soomlane olla või Soome minna. Miks me sellest praegu räägime üleüldse? See on sellepärast, et aasta meil on alles nii noor ja värske, et võimatu öelda, mis nägu tal olema hakkab, aga mingid märgid on juba olemas, sellepärast, et möödunud aasta lõpul pidas Soome piirivalve kinni Soome lahel Eestit ja Soomet ühendavad elektri- ja sidekaableid lõhkunud Vene varilaevastiku laeva Eagle S ja hoiab laeva siiani kinni. See oli üsna selline dramaatiline sündmus, kus laevale laskusid siis eriväeüksuse liikmed helikopteritelt köitega ja siis suunasid laeva Soome territoriaalvetesse. See on üks selline sündmus, mis kindlasti hakkab vähemasti aasta alguses määrama mitmesuguseid olulisi asju. See on mõne arvates on see liigne eskalatsioon, mõne arvates on see tegu, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Kuidas see asi lahenema hakkab, seda me saame teada, kui me jälgime tähelepanelikult seda, mis Soomes toimub. Soomlased tegutsesid suurepäraselt kiirelt ja resoluutselt, ehkki jah, tõepoolest, kuna neid kaablite lõhkumisi on olnud varemgi ja laevu kahtlusaluseid on kinni peetud, siis see oleks võinud olla aasta varem. Aga hea, et oli praegu ja vahetu reageerimine kahtlusalustele laevadele on iga riigi otsus ja kohustus ja vähemalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor paar päeva tagasi siin samas Kuku Raadio stuudios kinnitas, et vajadusel ja kui selline kahtlusalune laev, keda kahtlustatakse siis merealuste kaablite lõhkumises, oleks olnud Eesti territoriaalvetes, siis ka Eesti on valmis kasutama sarnaseid meetodeid, ma ei tea, K-komando on ju õppinud töötama lennukites ja laevades, et saatma siis vastavalt sinna ka oma eriüksus, aga karmim tegutsemine peab kindlasti muutuma NATO sisemerel, milleks Läänemeri ja Soome lahte eriti on normiks. Mis on tegelikult üks suuremaid probleeme on see, et varilaevastik, millest me räägime,
see on maailmas tegelikult väga suur ja me räägime Vene varilaevastikust, aga tegelikult neid aluseid, mis ei ole otseselt seotud Venemaa sanktsioonide rikkumisega või Venemaalt siis näiteks nagu see Kotkas S või Eagle S oli tegev Venemaalt siis sanktsioonide vastaselt nafta vedamisega Egiptusesse. Neid varilaevastiku aluseid on Ameerika Ühendriikide andmetel umbes 1500 kogu maailmas ja varilaevastik on siis põhimõtteliselt koosneb alustest, mille omanikke ja nende omanike seoseid on väga raske kindlaks teha. Eagle S kandis vist ka Cooki saarte lippu, et oli seal Cooki saartel registreeritud ja ametlikult opereerib hetkel seda tankerit Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõte. No vaat, aga ju nii ongi, et kui me teame, kuidas asjad tegelikult on, siis me peame neid õigete nimedega nimetama ja õigesti toimima. Ma väga loodan, et soomlaste julge eeskuju. Ma millegipärast pelgan, et me enda sellise kõhklemise ja kahtlemisega kaetud nagu asjaajamistooni puhul tõenäoliselt isegi juhul, kui see laev oleks olnud meie vetes, sellist sammu ei oleks astunud, aga soomlaste julgus ja see, mis nendest välja tuleb, no kuidas ma ütlen, et kui me vaatame Soome ajalugu, siis vaatamata kõik võimalikele hiljem kritiseeritud perioodide, olgu see Kekkose või kelle iganes oma, on nad ikkagi oma loomuses olnud ju see, mis nende keeles ka sõnana sisu asju välja ütleb. Ja meenub mulle selle koha peal ka üks film, mille nimigi Sisu, kus üks Soome kullakaevaja väga radikaalsete võtetega võitleb natsidega, ehk et selline radikaalsus ja rahulik radikaalsus on nende loomuses ja me peame väga tänulikud olema ning ma ütlen veel kord, õppima koostööd tegema ka soomlastega, kellega ilmselt koostöö on suurem, kui meil võib-olla ajakirjandusest välja paistab, sellepärast, et sellised radikaalsed võtted, ehk et kui me teame, mis on kehvasti, sõltumata sellest, millised võivad olla tagajärjed, me näeme, et neid tagajärgi reaalselt ei ole. Ja sellesama nagu hiiliva asjaajamisega ju pikalt ennast harjutanud Venemaa on ju veel jõhkram kõikides toimingutes ja lihtsalt neid ennetades, nende enda meetoditega, nende enda tavadega õnnestubki tõenäoliselt nendega toime tulla ja ma kujutan ette, et see on vaid aja küsimus, kui jällegi, eks ole, kui piisavalt suure laevastikuga riikidel, Ameerika Ühendriikidel tekib lõppkokkuvõttes veendumus, et need on Vene varilaevad ja sõltumata sellest, millised on juriidilised nüansid seal ümber, kui toimitakse radikaalselt ja kui venelased samal ajal ütlevad, et ei, need ei ole meie laevad, siis on ju täiesti selge, et ei saa ju midagi juhtuda, et kui lääs teab, et need on Vene laevad ja venelased ütlevad, et need ei ole nende laevad, siis ei järgne ju ka sellele mitte mingisuguseid samme. Olgu Vene laevad või mitte, aga tegelikult üks samm, mis on täiesti teoreetiliselt reaalselt astutav, on see, et varilaevastiku aluste kandmine nii-öelda keelatud aluste nimekirja. See tähendab siis seda, et kui riigid lepivad kokku, et see ja see laev või selle ja selle omaniku omanduses olevad laevad on keelatud aluste nimekirjas, siis nad riikide territoriaalvetesse, nende riikide territoriaalvetes sõita ei saa. Tõsi, Soome lahe keskel on küll selline neutraalne vesi, et mis seda nagu ei puuduta. Aga emotsioon on jube palju. Üks Ukraina YouTuber, Boris Tiesenhausen, tegi väga huvitava mõtteavalduse ja kutsus mitte Eestit ega mitte Soomet, vaid NATOt üles vastama Venemaale peegelmeetmetega, lõhkuda Venemaa kaableid. Ja ta viitas eelkõige siis merealusele Rostelekomi kaablile, mis viib siis Peterburist Königsbergi mööda seda sama Läänemerd. Ehk siis, et see on väga emotsionaalne postitus, aga loomulikult ilmselt Eesti, Soome ja teised NATO riigid seda teed ei lähe. Ja no selle sama kaabli kohta vist on ühe korra Venemaa öelnud ka, et see on katki, aga nii nagu kõikide muude asjadega, mida Venemaa teatab, et sa ei või kunagi teada, kas see on tegelikult nii, kas see on tehtud propaganda eesmärgil või mitte, aga selle teema juurde mõned minu sellised kommentaarid, et no ütleme nii, et kui Ukraina YouTuber teeb NATO-le üleskutse, siis on ju selge, et see
et jutuks hea küll, eks ole. Ma ütlesingi, et see on emotsioon. Jutuks hea küll, no nii palju kui siis me juba siit Eestis teame, et NATO on selline väga keeruline poliitiline organisatsioon eeskätt ja selleks, et seal mingisuguseid tegevusi sünniks üldse, selleks peab olema nagu poliitiline konsensus, ilma selleta nagu mitte midagi juhtu, isegi artikkel 4, artikkel 5 käivitamine eeldab pikki läbirääkimisi ja nii edasi ja nupule vajutusest NATO-s midagi ei sünni ja kui juhtub ka midagi hullemat, siis pole ka kindel, et mis see tulemus, milline reaktsioon sealt siis tuleb. Aga kuna Venemaa kasutab varilaevastikku siis sellisena, et nende omanikud on küll peidetud, aga nende omanikud see lõppomanik ei pruugi olla üldse Venemaa, et see olukord on umbes sarnane nagu siis nende samade tolvanitega, keda siis GRU palkas selleks 1000 euro eest, et nad siis Sinimägede lahingute neid mälestusmärke sodiksid, ehk et mingisugused tegelased, kellel on mingi roostes tanker, kellel on vaja hirmsasti raha, tema juurde ligineb major Petrov ja ütleb, et vaat väga tore, et teete paar sellist reisi ja viite meie siis kütuse sinna ja saate selle eest sellise raha. Nii et ja see annab ühe väga hea võimaluse, see on jällegi selline üleskutse, et tehtagu niimoodi, aga põhimõtteliselt see võimalus on olemas, et ei ole vajagi nagu mingist musta nimekirja, aga tuleb kasutada sellist, nagu mina ise nimetan, Jüri Pihli järjekindla kottimise meetodit. Et neid laevu, millel teada olevalt on siis puudub jääklass, puuduvad kõik võimalikud sellised moodsad nipid ja vidinad, mis on vananenud, mis on üle 20 aasta vanad, mis ei ole võib-olla õiges kohas üldse kindlustatud ka mingis Vene varikindlustusfirmas. Et neid tuleb järjekindlalt kontrollida ja kottida, et see hirmutab neid omanikke. Need on üks mingisugune hulk inimesi, kes oma vanade rüsadega sõidavad selleks, et Venemaa käest raha saada. Aga kui nad teavad, et selleks, et Ust-Luga sadamasse jõuda, need 10 korda peetakse kinni, seal, kus see võimalik on, siis laevale ronivad mingid tüübid, kogu nende graafik läheb käest ära, nad iiale ei jõua õigeks ajaks õigesse kohta, nende kulud tõusevad, siis sellise järjekindla kontrollimisega on võimalik kindlasti mingisugune osa siis nendest ära hirmutada, et kogu selle varilaevastiku pluss siitpoolt vaadates on see, et need ei ole ametlikult Vene laevad. Ehk seal ei teki mingisugust diplomaatilist konflikti ja kui ka tekiks, küsib mõni. Aga neid võib täitsa rahulikult kottida. Ma arvan, et see asi hakkabki sündima, sellepärast teades soomlaste ja kogu Helcomi reeglite järgi, kuidas nad ise püüavad olla raamatu järgi, by the book toimida meredel, siis usun, et see, mis nüüd toimunud on, üsna jõuline Soome politsei ja riigi poolt võetud otsused, ja mitte ainult otsused, vaid ka teod, nagu me näeme, siis iseenesest see sama asi, mida sa Priit räägid, ma arvan, et see saab reaalsuseks juba lähikuudel, sellepärast et see tundub väga loogiline ja väga soomlaslik, kuidas asju ajama hakata. Ja ma usungi, et just nimelt keskkonna ja kütuse ja mis iganes muude reeglite täpne valvamine, kas või see, et nad võtavad rohkem siis vaeva, sellepärast kõik need vanad rüsad, nagu me teame, ju teevad mida, lasevad oma pilsivee, mis on siis laeva alla ossa kogunenud ja õliga segunenud vesi, niisuguse pika nirena nii paratamatult merre. Teeme nüüd ühe täpsustuse. 2006 aastal Hiinas ehitatud 229 meetri pikkune Kotkas S, mis on kinni peetud, ei ole laevastiku mõttes rüsa, tegemist ei ole mingisuguse vana roostes tankeriga, vaid täiesti korraliku laevaga, milliseid on maailma meredel 10 000. Ehk siis tegemist ei olnud vana rüsaga. Seekord küll mitte, jah. Aga reeglina ikka see, mis siit mööda voolab, näeb väga kole välja. Ja teine asi on see, et millele Soome politsei ei ole täpselt vastust andnud, aga millele ta on korduvalt viidanud väga ettevaatlikult, on see, et nad kontrollivad selle laeva pardal olevat elektroonikat, mis on kahtlaselt kaasaegne. Ehk siis tegelikult see elektroonika ilmselt ei ole mõeldud ainult meresõitudeks, vaid millekski muuks ja läbi on käinud esialgu küll spekulatsioon, et võib-olla tegemist oli laevaga, millel oli ka mingisugune luure või diversiooni võimekus elektrooniline siis. Kuni selleni välja, et kui pidada silmas uudist, et
see laev olla kasutanud väga palju energiat, nii et isegi laevageneraator ei suutnud seda tagada, siis võib põhjus olla ka selles, et tegemist on üldse veealuse kommunikatsiooni, mis on väga energiamahukas osa kandva laevaga, aga jällegi, et üks loodetavalt soomlased seda saladust Eesti ametivõimudega jagavad, millal sellest avalikult rääkida saab, on täiesti eraldi küsimus, aga loomulikult ma arvan, et see on üks vägevamaid saakloomi, mis tänasel hetkel ühte Soome lahesoppi on veetud ja seal nii-öelda oma prepareeritakse, juueldakse ja vaadatakse, ehk et ma usun, et mitte ainult Eesti, vaid ka tõenäoliselt väga paljude NATO riikide ametivõimud on sinna juba oma asjatundjaid saatnud, mitte inimesi vaatama, vaid just neid masinaid vaatama, millest ilmselt enamus ongi juba pardad maha võetud. Ja siis ma tahtsin öelda nende, et kas need laevad on nüüd heas korras või mitte, et Euroopa Komisjon on andnud siis välja ühe dokumendi, mille nimi on siis Russia's Shadow Fleet, et Vene varilaevastik ohtu päevavalgele tuues ja siin on nagu selgelt öeldud siis, et Vene varilaevastik koosneb suuremas osas vananenud ja vananevatest ja halvasti tehniliselt ülalpeetud alustest, mis tegutsevad nii, et nad pööravad minimaalselt tähelepanu kõikidele regulatsioonidele, mis on seotud siis keskkonna ja merelaevandusega. Nii et need võimalusi neid kinni pidada, kottida ja need uurida, neid kindlasti on, et selleks ongi vajalik olla leidlik, et mõnikord on vaja olla leidlik ka sellel, kes tahab olemasolevaid seadusi rakendada, sest me oleme ju suuremas osas sellises arenenud lääneriigis ja demokraatias me ju lähtume sellest, et kõik täidavad seadusi. Nüüd, kui sul selles kontekstis on keegi, kes seadusi ei täida, siis tuleb teda menetleda lihtsalt kõikide võimalikult olemasolevate seaduste raamides ja ma arvan, et see võimaldab vähemasti mingisuguse osa nendest tegelastest, kes siis soovivad raha teenida Vene varilaevastiku nii-öelda mitte nüüd lipu all, aga seal raha teenides, et neid ära hirmutada, et see võib-olla ei ole üldse väga hea mõte. Aga pilt laiemas plaanis on ju väga hea selles mõttes, et võime ju moel või teisel kindlamad olla, et juhtum, mis enne teist maailmasõda siin Eesti aladel, merealadel aset leidis, allveelaeva Oržel juhtum, tõenäoliselt samal moel enam korduda ei saa ja ma ikkagi ütlen, et tänu kommunistide ja venelastega pikemalt osavat asja ajanud soomlastele on meil ka tänaseks nagu julgemad piirid käes, mida teha võiks ja peaks tegema selleks, et ennast kaitsta, sellepärast, et venelastel on ikkagi nagu mingil määral nagu taimejuur, et ta vajab niimoodi vaikselt ennast kuhugi sisse peenikesena ja siis hakkab sellesse juurde vett pumpama ja siis läheb asfalt katki ja maja kukub ümber, et tänasel hetkel me näeme, et me oskame vähemalt oma kultuuriruumis siin Põhjamaadel sellele tähelepanu pöörata ja neid asju õigel hetkel läbi raiuda. Üks üldse mitte vähetähtis detail on ka see, et see Peterburist Egiptusesse teel olnud Araabia Ühendemiraatides registreeritud ettevõttele kuuluv tanker, mille pardal oli siis 24 meeskonnaliiget, Gruusia ja India kodanikud, neist 24-st 7 said riigist lahkumise keelu, kuni politsei uurib. Riigist lahkumise keeld ei tähenda siis veel süüdistuse esitamist või kahtlustuse esitamist. Ja soomlaste teade oli, et esialgu 7, ehk et me ei tea, kui palju neid sealt veel välja filtreeritakse. Ja siis nende 7 riigist lahkumise keelu motivatsioon Soome politsei andmetel on siis kahtlustus vandaalitsemises ja raskendatud asjaoludel kommunikatsioonivõrgu rikkumises. No igal juhul võib olla praegusel ajal täitsa selge, et soomlased teevad oma tööd väga rahulikult, aeglaselt, väga põhjalikult ja sisukalt nagu öeldakse, aga siin üks hea aspekt veel, et kuidas siis veel meie siis siin Soome lahes ja Läänemeres üleüldse, kuidas siis takistada nendel Vene varilaevadel tegutsemist. Siin jällegi soomlased on teinud väga hea ja selge algatuse, nimelt teatas siis Soome riigiettevõtte Arctia ja Soome Transpordiamet. Sellele riigiettevõttele kuuluvad siis kõik need olulised suured jäälõhkujad, ilma milleta
Läänemerel on täitsa võimatu sõita, et nemad ei plaani mitte mingil tingimusel oma jäämurdjatega aidata varilaevastikul Läänemerel navigeerida. Ehk kui on külm talv ja no ütleme nii, et loodame, et tuleb külm talv, siis külmub osaliselt siis Läänemeri kinni, siin ei saa ilma jäälõhkujate sõita, jäälõhkujad lükkavad tee lahti. Teadaolevalt suurem osa varilaevastiku laevadest on väga nõrga jääklassiga, ehk et nad ei suuda iseseisvalt liikuda jääs, mis tähendab seda, et kui jäälõhkujad neid ei aita, siis nad ei suuda jõuda iseseisvalt Ust-Luga sadamani, kui jääolud on väga halvad. Mis võib tähendada mitut asja. Esimene on selline, esimene on see, et võib-olla saadakse aru, et siia pole mõtet ronida, kui paar laeva on jäässe kinni jäänud. Mis siis juhtub, kui nad külmuvad jäässe kinni, siis tõenäoliselt juhtub see, et nad peavad sinna jääma pikemaks ajaks, kuidas nad ennast siis nagu toita saavad või midagi muud, kütus seal kindlasti laeva peal on, see on juba nende mure, kas nüüd nad võivad saada mingisuguseid kahjustusi, kas sellest võib tekkida keskkonnakahjustusi, see kindlasti oleneb sellest, et kas see laev on tulemas lastituna või minemas alles, kui nad lähevad Venemaa poole, siis nad tõenäoliselt täis lastis ei ole, aga igal juhul see teade, mis nüüd on ka tõenäoliselt, siis jõuab kõikidele nendele varilaevastiku vähemasti osade laevadeni varilaevastikust, et jää puhul ei ole seal üldse mitte kedagi, kes aitaks ja ma arvan, et väga raske on uskuda, et siis mingisugune meeletu jäälõhkujate flotill alustab kuskilt teed sealt Murmanski kandist ja ega nad ei saa ju liikuda siis läbi Eesti ja Soome territoriaalvett. Fakt on muidugi see, et lisaks varilaevastikule liiguvad mööda seda neutraalvett ja ka riikide Soome ja Eesti territooriumi, kui räägime Soome lahest territoriaalvett, ka täiesti korralikult, täiesti normaalsed laevad, mis peavad kinni sanktsioonidest ja ei vea keelatud kaup. Aga üks asi veel, et ega nõkse on ju siin veel, mida teha, et siis nagu Soome jäälõhkujad võivad öelda, et siis pärislaevade jaoks tekitatakse siis kanal läbi Soome territoriaalvee või Eesti territoriaalvee ja teistel ei ole sinna lubatud minna. Küll nad välja mõtlevad, mida teha, selles mõttes ma ei kahtlegi seda. Ehk et me oleme sattunud sellisesse õnneks olukorda, kus asümmeetriliste ja hübriidsete rünnakute vastu on tekkinud juba nähtavalt ja ilmselt plaanitud pikka aega hübriidsed ja asümmeetrilised vastumeetmed, mis ongi kõige parem võime, mismoodi meie üsna hullunud idanaabriga toime tulla, sellepärast et nende jõhkruse tase, ülbuse määr on ületamas juba kõikvõimalikke taluvuse piire. Tundub nüüd, et tahaks kohe nagu hakata rakette saatma Moskva poole, aga vaat, sellised üllatavad ja väga mõistlikud lahendused tekivad siin meil omaenda nina all. Ja on veel ka Murmanski ja Vladivostoki vahel kohe valmimas Polaarekspressi kaabel, mida võiks ka silmas pidada. Sa oled valmis väikse ekspeditsiooni sinna tegema. Et kes tahab saada sellist head emotsionaalset tunnetust, kuidas selline varisõda ja hübriidsõda välja näeb, et soovitan siis vaadata Telia Inspira kanalilt sellist väga värsket Soome režissööri Aki Louhimäe 5-osalist seriaali, mille nimi on Konflikt. Ja see on tõepoolest suurepärane kunstiline elamus ja selle loo siis nii-öelda sisu on selles, et samamoodi nagu võeti Venemaa poolt Krimm oma valdusesse, saabuvad rohelised mehikesed Soome Hanko poolsaarele ja okupeerivad selle ja lõikavad ära ülejäänud siis Soome mandriosast ja ütlevad umbes niimoodi, et me soovime rentida seda Hanko poolsaart, miskipärast Soome ei taha meiega rääkida, me tahame seda, et meil oleks selline nii-öelda aken või uks maailma ja algab siis selline varisõda, kus side on segatud, kus
selgelt Vene pool on sinna toonud palgasõdureid kogu maailmast, Hispaaniast ja mujalt, segab sidet ja kuidas siis Soome valitsus ja kaitsejõud selle probleemiga tegelevad. See on uskumatult põnev, see on väga kaasahaarav ja see on täiesti tänapäevane. Seda filmi vaadates ma arvan, et mul ei ole mingit kahtlust, et soomlased saavad enda asjadega väga hästi hakkama, kuidas meie enda asjadega hakkama saame, see on praegusel hetkel, ma arvan, väga palju meie usu kaitsetahte küsimus, nagu on siin Ainari Sviitrile kirjutatud kaitsetahe, aga ma arvan, et meil on see kõigil olemas ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, kui unustasin ütlemata, siis head uut aastat kõigile meie kuulajatele ja Keskpäevatunni otsestuudios endiselt Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. 31. detsembril lahkus elust Arnold Rüütel, üks väga vastuoluline Eesti riigimees, kes jõudis olla kõrge ühiskonnas kes jõudis kuuluda kommunistliku nomenklatuuri, jõudis täiesti tippu välja ja pärast Nõukogude Liidu lagunemist suutis teha uue karjääri juba iseseisvas Eestis, jõudes samuti tippu välja, olles ühe perioodi Eesti Vabariigi president. Väga vastuoluline inimene, keda iseloomustatakse mitut moodi, ühed ütlevad, et oli niisugune vaikne ja vagane, ei teinud nagu suurt midagi, teised ütlevad, et kui oli vaja Eesti eest võidelda, siis oli nagu lõvi väljas, mõnikord tekib selline tunne nagu paljude isamaalaste puhul, et inimene on aastaid mingisuguses teises erakonnas, korraga vastab oma südames, et ta on kogu aeg olnud isamaalane ja astub uuele poolele. Aga Arnold Rüütel kahtlemata on teeneid Eesti iseseisvuse puhul. Nimelt oli tema mõju, eriti siis maal elavatel inimestel oli üsna suur ja kui Eestil seisis ees liitumine Euroopa Liiduga, siis Arnold Rüütli peamiseks teeneks peetakse seda, et ta asus toetama Euroopa Liiduga liitumist ja aitas tänu sellele siis Eestis paljude inimeste meelt muuta, et ka nemad siis hakkasid uskuma, et Euroopa Liiduga liitumine on hea mõte. Ütleme nüüd remargiks tuleb öelda, et igasugune mõte sellest, et Euroopa Liiduga liitumine ei ole hea mõte, oleks muidugi täiesti kummaline, kui seda oleks öelnud mõni Eesti riikimees. Oli üks erakond, kes oli selle vastu, isegi valimistel loosungiga, aga Arnold Rüütel on Eesti ajaloos üks kõige kauem Eesti poliitilises tippjuhtkonnas tegev olnud inimene, sõltumata siis riigikorrast. 79 tegelikult juba sai temast, kui tänast üle kanda minevikku, siis sai temast tegelikult Eesti NSV asepeaminister. Ta oli siis ministrite nõukogu esimene asetäitja. Tegelikult see tänases mõistes nii on ja hiljem ka Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees, mis siis tänases mõistes sinna ülekandes võiks tähendada riigipead. Ja tegelikult tõepoolest üle 30 aasta väga tipus olnud Eesti poliitika. Siinkohal tuleks nagu vaadata Eerik-Niiles Kross nimelt postitas päris huvitava kirjutise hiljuti selle kohta, et ka ju tegelikult antropoloogid või inimese uurijad siis on tähelepanu pööranud sellele, või sotsioloogidki, et millised need üleminekud on ja tulebki välja, et selliseid juhtumeid maailma ajaloos, kus tõepoolest ühes vabadusaate otsas on inimesed, kes vangilaagrites surevad, keda piinatakse, kes on tagakiusatavad ja teises otsas on siis sellised kuidas ma ütlen, sellised väga vastuolulise taustaga inimesed, kes siis ka midagi teevad ja kriitilistel hetkedel nad ei tee just väga palju halba. Ehk et see ongi tegelikult ju küsimus selles, et ühiskond ilmselt on palju kirevam ja kirjum, kui me oleme harjunud sellises mustvalges maleruudustikus vaatama. Väga paljudel Eestis on loomulikult olemas seesama okupatsioonivõimu repressioonide kogemus, mille tipus tõepoolest oli ka seesama Arnold Rüütel, juhtides formaalselt nii parteid kui siis selle kaudu ka
selle kaudu ka ju julgeolekuasutuste tegevust ühel või teisel moel. Nii et ma arvangi, et kui seda Krossi postitust, mida ta Facebookis tegi ja mida on levitatud silmas pidada, siis mida on meil sellest ajaloost õppida, ongi see, et asjad on palju kirevamad ja teistsugused ja selleks, et põhjusi ja tagajärgi omavahel kokku viia, tuleb vaadata kultuuri oluliselt laiemana. Loomulikult paljudele võib see haiget teha ja teebki, aga ega me ei saa inimese olemust, mis meisse on evolutsiooni käigus sisse keevitatud ju ühelgi moel muuta ja nii see lihtsalt on. Ja Eerik-Niiles Krossi kirjatükk on avaldatud ka Postimehe veebis, nii et kui keegi selle vastu huvi tunneb, siis võib seda lugeda. Et kahtlemata Arnold Rüütel, ta ei olnud polariseeriv isiksus, aga kahtlemata ta tegi mõnikord selliseid põnevaid ja kummalisi tegusid. Ta oli ju üsna pikka aega oli siis EKRE au esimees, sealt ta küll astus tagasi selle koha pealt, ma ei tea, kas üsna viimasel tunnil, ütleme. Üsna viimasel tunnil. Ja see tuli küll Eestimaa Rahvaliidu auesimehe koht läks osaliselt sinna üle. Aga seal ta oli ja ütleme nii, et Arnold Rüütliga lähemalt on kokku puutunud ja tema elust üht-teist teavad kahtlemata seda, et Arnold Rüütli elus väga oluline ja tähtis tegelane on tema abikaasa Ingrid Rüütel ja kas või sellised välitingimustest tehtud uuringud võib-olla viimasel 10 aastal siis sellest, kuidas kelle jalas püksid on või kes suunab, et kuhu siis ekspresident, kuhu poole tema oma sammud peab suunama, siis on kindlasti olnud Ingrid Rüütel, kes sellise selgelt ja kindla suunaga siis andis Arnold Rüütile suuna, mida teha ja ütleme, see arvamus, mis on ka üsna levinud, et just nimelt siis abikaasa Ingrid Rüütel soovitas Arnold Rüütel EKRE-st lahkuda. Ma usun, et see on suures osas, see vastab ka tegelikkusele. Aga ma usun, et Eesti kultuurantropoloogia jaoks ja poliitilise antropoloogia jaoks on tegemist kindlasti väga kireva tegelasega, millega me sellest peenest ökosüsteemist saame ilmselt lähiajal nii üht kui teist täpsemalt teada. Ja Arnold Rüütli ja Priit, sinu poolt viidatud tema abikaasa puhul tuleb öelda, et nad on sõltumata riigikorrast, mille ajal Arnold Rüütel oli juhtiv tegelane. Minu meelest ta omal moel rõhutas kogu aeg tegelikult eesti keelt ja ta rääkis ikkagi pigem eesti keeles, tema vene keel, nii palju kui ma jõudsin üle vaadata neid intervjuusid, mida ta vene keeles andis omal ajal Nõukogude ajakirjandusele, tema vene keel oli ikka väga nõrk. See oli tugeva aktsendiga, aga sõnavara. Nagu ka mitmed muud keeled, mida väga hästi ei rääkinud. Aga eesti keel oli üks, mida Arnold Rüütel minu meelest, ma võin tagantjärgi öeldes küll kinnitada, et see oli tema jaoks oluline. Ütleme nii, et kui sul on abikaasaks väljapaistev folklorist, siis ei saa komistada eesti keeles, võib-olla. Aga Arnold Rüütlile annab parema hinnangu ajalugu üks huvitav detail selle juurde, et Postimees soovis tellida ajaloolastelt ülevaadet Arnold Rüütli tegevusest Nõukogude perioodil ja Postimees pöördus terve hulga nimekate ajaloolaste poole, kes ei olnud selle teema käsitlemisest huvitatud. See on väga huvitav asjaolu ja see tähendab seda, et sellist konsensuslikku vaadet Arnold Rüütli tegevusele nii-öelda hinnangu andmisel teatavasti see on elu, mis meil ajaloola... Mis on neid kõik mõjutanud. Jaa, aga point on nüüd selles, et ajaloolased kirjutavad ajalugu. Nii. Enne seda on meil lihtsalt sündmused. Elas Arnold Rüütel, tegi seda, teist, kolmandat, neljandat, nii see on ühe inimese elu. Nüüd, kui ajaloolased on selle läbi töötanud, siis saab sellest nii-öelda ajaloo kirjutus ja ajaloolased ei ole minu meelest veel suutnud omavahel kokkuleppele jõuda. Aga igatahes on nüüd olemas meil ju avalik pöördumine kõigi nende ajaloolaste poole, kellele poole nii-öelda Postimees kirjalikult ei pöördunud, et avalikult on need kuulda antud, et Postimehe huvi Arnold Rüütli ajaloo kohta on täiesti üleval. Ma pakuks, et umbes 10 aastat võtab see veel aega, enne kui Arnold Rüütli kohta ilmub selline tõsine nii-öelda teaduslik arhiivimaterjalidele ajalooline teos. Ja. Aga
sel nädalal valis siis, Postimees valis aasta inimese ja aasta inimeseks sai Janar Holm, riigikontrolör, ja riigikontrolör valiti Postimehe aasta inimeseks saab see, kelle teod on meie arvates avaldanud väga palju olulist mõju Eesti ühiskonnale, just nimelt sellepärast, et ta visalt ja pühendunult, veelgi visamalt ja pühendunumalt kui mõni teine riigisekretär tegeles Eesti jaoks oluliste probleemidega. Tema juhtimisel viidi läbi suur hulk erinevaid auditeid, mis näitasid, milliseid probleeme ja vigu on Eesti jaoks väga olulistes teemades, olgu need siis kas või Nordica, lennufirma, Rail Baltic ja ka riigieelarve täiesti osadeks võtmine, mis oli suurepärane. Janar Holmi puhul tuleb öelda, et tegelikult riigikontrolörina tegi ta väga tugevat koostööd meie lõunanaabrite Läti ja Leedu riigikontrollidega ja valmis ka vähemalt üks kolme riigi ühine riigikontrollide raport, mis puudutab siis Rail Balticut ja see oli ka kõigi kolme riigikontrolöride poolt ikkagi väga kriitiline ja on praegu tekitanud Eestis vähem, Leedus veel vähem, aga Lätis päris korraliku poliitilise tormi. No ega ju nii ongi, et kui ühtäkki on ühiskond kaldunud sinna, et käib nagu pidu igal rindel, kus tellitakse toite, muusikat, orkestreid, tantsijaid ja kõike muud ja neid arveid järjest makstakse, siis peab olema keegi, lisaks uurivale ajakirjandusele, mis teeb oma tööd nii palju kui jaksab, aga riigikontrolöri käed saavad minna palju sügavamale sellesse organismi sisse ja tal on rohkem õigusi kui ühel ajakirjanikul või meediamajal ja selle tõttu kusagil peab eksisteerima mehhanism ja riigikontroll seda ka kehastab, et küll mitte panna piiri ette, piiri saavad panna need, kes tegutsevad, aga et näidata ära, et see piir on olemas ja üle selle minna on ebamõistlik ja ebaeetiline. Nii et selles osas on riigikontrolör loomulikult sellise poliitilise lusti juures, kus matemaatika asendub sageli mingi silmamoondusega, kus mingil hetkel öeldakse, et 2 + 2 on mitte 4, vaid veidi väiksem kui 100 või siis hoopis peaaegu 0 või 22 või täpselt nii, nagu tahetakse ja siis on hea, kui keegi oma põhjaliku kultuurse lähenemisega ütleb, et stopp, et see päris nii ei ole. Nüüd see, et see on avalikuks tulnud, ongi vaba riigi ja sõnavabaduse üks ilminguist. Kui palju seda kuulda võetakse, on ise küsimus ja sageli panebki õlgu kehitama see, millise ülbusega need tähelepanekud arvesse võtma. Üks nüanss veel, et riigikontrolli auditid on kõik avalikud ja nad on väga keeruliselt loetavad ja nagu tegelikult Janar Holm ka ise on öelnud, et jah, auditid ongi keeruliselt loetavad vähe asjatundlikule inimesele, keda asi ei puuduta, nagu ka riigieelarve, mida ka riigikontrolör ise ja kontroll on kritiseerinud. Aga kiituseks tahan ma öelda seda, et kõigist nendest audititest on alati tehtud lühike, asjalik, sisuline kokkuvõte, mis on arusaadav kõigile kirjaoskajatele inimestele. Isegi poliitikutele. Isegi poliitikutele. Jaa. Ja mis selle teema lõpetuseks oli see, et nii nagu Janar Holm eile Postimehe toimetus ütles, et need teemad, mis nad on läbi käinud, ei kuku maha, vaid teatud aja vältel nad vaatavad uuesti need asjad läbi ja tõmbavad otsad kokku, vaatavad, kas midagi on muutunud või ei ole ja kui ei ole, siis juhivad sellele uuesti tähelepanu. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios endiselt Ainar Ruussaar, Marek Strandberg, Priit Hõbemägi ja Kuku raadio otsestuudio akna taga on hea ja õnnelik uus aasta. Räägime nüüd veidikene sellest, mis annab meile tuppa sooja, lampidesse valgust ja telefonidesse kütet, energeetikast. Sellest on arutatud palju ja hiljuti jõudis lauale ka see teade, et valitsus soovib ehitada Narvas uue gaasielektrijaama. Narva linna enda
soojendamiseks käivitatakse või on juba käivitatud siis vanad põlevkivikatlad, et sealne toasoojuse hind liiga kõrge ei oleks. Samal ajal on meil siis selle Vene varilaevastiku laeva poolt lõhutud üks elektrikaableid, mis arvutuste järgi tõstab siis 1,4 sendi võrra meie elektriarveid 1 kilovatt-tunni kohta. Selle kaabli kaudu, millele sa viitasid Estlink 2, mis lõhuti, selle kaabli kaudu sai Eesti eksportida 2 korda rohkem elektrit, kui oleks ka suutnud Auvere jaam toota sel juhul, kui ta oleks iga päev täisvõimsusel töötanud. Ja see on loomulikult utoopia selle jaama puhul. Täna küll, jah. Jah, et see on olnud ju selle Auvere jaama algusest peale õnnetus, et ta on konstrueeritud moel, mis on tekitanud olukorra, kus seda korralikult käima pole saadudki. Ja nüüd ongi ka küsimus selles, et isegi kui me suhtume leebelt rasketes oludes põlevkivisse ja ütleks, et me tahaks seda põletada, siis reaalsus on selles, et ilmselt see jaam nagu jätkusuutlikult vastu ei peaks ja meil ei olekski seda kuskil põletada, ehk et ainuke koht on võib-olla Narva elanike kütta põlevkiviga, aga nii-öelda energeetika kõikvõimalike riskide pundar on nii keeruline ja suur tegelikkuses, et nüüd üks imelahendus, et lubame põlevkivi uuesti kasutusse, siis tuleb õnn nõuele, see on ikka utoopia. Ja Marek Strandberg ainult, et energiajulgeolekut lõplikult saame me tagada ikkagi ainult siis, kui suudame ise seda energiat koha peal toota ja seda ka salvestada. Aga vaata, ma nagu tulengi sinna juurde, et jah, aga isegi need eeldused, mida me oleme arvanud, et on olemas, et meil on ehitatud uus jaam. See ei tööta ju. Ja poliitiliselt endine roheline, aga hingelt jätkuvalt roheline inimene sa oled ja see on väga tore, aga mina julgen küll väita nüüd, et mingid eesmärgid on kliimaneutraalsuse puhul valesti püstitatud. Liiga on keskendatud võib-olla tähtaegadele ja saaste vähendamise arvudele, aga tegelikult siis, kui hakatakse rääkima, kuidas selleni jõuda, ja palju see maksab, siis läheb kõik nagu laiali nagu üks... Ka sellega ma olen täiesti nõus, et ega ju meil ei olegi reaalselt tehnoloogia pööret nagu korraldamas, et me tegeleme asendustegevustega. Kogu selle nii-öelda tehnoloogia muutmise vallas. Eesmärgi püstitamine, millel on arv taga, ei ole asendustegevus, aga selle eesmärgi püstitusel, millel on arv taga aastaks see ja see vähendada nii ja nii palju, selle taga või selle all või selle kõrval peab olema, kuidas selleni jõuda. Aga seda ei ole. Aga seda ma olen ka korduvalt kritiseerinud, et meil puudub plaan ja kui me tuleme näiteks selle sama suurepärase kaabli juurde, eks ole, mis on problemaatiline, siis toona, kui arutati selle üle, et kuidas see kaabel merepõhja panna, siis oli üks asi arutelu all ka, et öeldi, et peaks nagu kaeviku kaevama, millesse kaabel sukeldada, et ta oleks raske lõhkuda. Ja siis arvati, et ei, et seda ei saa ikka teha, et see on liiga kallis. Et tegelikkuses nii-öelda see häda, mida me täna näeme, on tekkinud nagu väga paljude asjade valesti tõlgendamise ja valede hinnangute tulemusena. Iga otsuse juures on loomulikult vastutaja, aga kedagi ei võeta ju vastutusele selle eest ja tegelikkuses tänane pilt maailmas on niivõrd palju muutunud, et me räägime sageli, eks ole, tuumaenergeetikast. Meil on siin üks ettevõte, mis kõneleb nagu vana põlvkonna tuumareaktori kasutusse võtust ja seisab selle eest, vaatab, et viimase veretilgani. Nüüd maailm liigub eest ära. Maailm on juba eest ära liikunud. Tänasel hetkel on enne kõike suured andmekoguste töötlejad, kes on hädas energiaga teinud ise panustusi ja arendanud välja 4. põlvkonna tuumareaktorit, mis ei vajagi vesijahutust. Ehk et kui me teeme silmad lahti, siis vaata, et mingil hetkel tuleb see sama Fermi energia ja hakkab vana energia tootmise viisi kaitsma näiteks mõne uue vastu, oletame kas või selle sama Bill Gatesi arendatud reaktori vastu. Ehk et maailm muutubki. Tänasel hetkel, kummaline küll, aga ütleb eraettevõte, et me oleme valmis 2030 käima panema termotuumareaktori. Ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda. Et iseenesest see pilt on läinud nii palju kirevamaks
ja meil ei ole selle üle diskussiooni, me arutame ainult seda, et kas panna Narva gaasijaam või mitte, kas aevata rohkem põlevkivi või mitte, ehk et energiajulgeoleku üle arutelud on allpool igasugust arvestust. Maailm on muutunud ja ei ole ka muutunud, et Venemaa gaasi eksport Euroopa Liitu vaatamata sanktsioonidel oli suurem kui eelnevatel aastatel. Palju õnne kõik sanktsiooni kehtestajad. Ameerikas on fossiilkütuste tootmine järjest kasvanud ja ametisse asuv president ütleb, et tema administratsioon seda piirata ei kavatse, aga samas ma tükk aega mõtlesin, milline on selline selgelt silmatorkav positiivne nähtus ja ma mäletan, ma käisin umbes 30 aastat tagasi üsna tihti Kundas. Ma sattusin sinna lihtsalt teatud põhjustel. Ja siis oli Kunda ikka väga kole linn. Hall linn ja 30 aastat on möödas ja Kunda on täiesti ilus roheline. No täna ei ole seal isegi enam tsemenditööstust. No võt, aga midagi on muutunud ja rohelisemaks. Ei ole tsemenditööstust, ei ole ka probleemi, aga need Estlink 1 ja Estlink 2, need on tehtud ju teatavasti erineval ajal. Minu meelest nüüd parandagu kuulajad siis mind, kui ma eksin, ongi Estlink 1 puhul siis kaablit rohkem süvistatud kui katkelenud 2 puhul ja seda ehitas ka teine firma, teise puhul arutati seda, et kas selle nii-öelda turvamisega merepõhjas tuleks rohkem tegeleda, aga leiti, et sellega ei ole väga palju mõtet tegeleda ja niimoodi saab odavamalt. Nii et tegelikult on ka need mitmesugused variandid nii-öelda olemas. Siin mõni kuu tagasi oli soomlaste suurimas ajalehes Helsingin Sanomates ühe inseneri artikkel, kes ütles, et aeg oleks mõelda selle peale, et Helsingi ja Tallinna vahele siis puurida selline teenindustunnel, millesse panna olulised kaablid sisse, et tehnoloogia selleks on olemas, see ei ole mingisugune selline, et kus saaks nagu kaherealine autotee, et saaks teineteisest mööda sõita, vaid selline teenindustunnel, ma ei mäleta, mis selle nii-öelda diameeter oleks siis pidanud olema, aga et see on üks võimalusi, et siis nii-öelda pinnase sisse ja aluspinnase sisse teha selline kaitstud, turvatud, kuiv mingisugune ja ega meil nagu selle 2 riigi ühise mõtte üle on põhjust väga palju arutada ja sama puudutab ka täpselt seda sama küsimust, et et kui meil tõesti on nagu pidevalt voolu vaja, et mida ma olen varem öelnud, et kuulge, et tuumareaktori ehitamine Soome selleks, et varustada Eestit, näib olevat administratiivselt palju lihtsam, kui püüda seda ehitada täna Eestisse, kus ei ole ka regulatsioone. Või Leetu, mida leedukad tahavad. Ja selles mõttes ma ütlen, et olud on viimase 20 aasta jooksul niivõrd palju muutunud, et jääda, kuni, ma ütlen, eks ole, kuni selleni välja, et ka tuumaenergeetikas on olulised muutused toimunud ja toimumaas ja ses osas ega siis tavaettekujutus, mida sa siin, Ainer, oled sageli levitanud, et mul on nagu mingi pime viha igasuguse tuumaenergia vastu. Palun, sa tsiteerid mind täiesti valesti. Ma ütlesin, et sa oled poliitiliselt endine, aga tegelikult praegu. Aga asjad on ikkagi reaalselt niimoodi, et ega tehnoloogiad arenevad kõikjal ja vana tuumaenergeetika puudused on kõigile, ka majanduslikud puudused ilmselt ja ei saa ette kujutada, et lõpmatuseni kükitatakse selle vana idee peale, et igal juhul peab tuumareaktor tagama ka tuumapommide jaoks vajaliku kütuse või lõhkeaine. Nii et ja see maailma muutumine ja see, kui ükskõikselt me jätkuvalt reageerime sellele, kas või sellele, et Hiinas näiteks käivitati akuvahetusega auto laadimisjaamad või akuasendusjaamad, mis samamoodi võrgu jaoks tähendab ju meeletut edasiminekut ja nüüd ongi meie probleemid sageli on laiemad kui Eestiga reguleeritavad. Küsimused on selles, milliseid elektriautosid me kasutame, kui me kasutame ja terviklik energeetika pilt puudub. Ja see on meie õnnetus Eestis. Ja ma tooks ühe remargi sulle siia, et pärast seda, kui see Vene varilaev tõmbas siis kaabli katki, oli Soome Ülesraadios oli intervjuu, siis Fingriidi, see on siis Eesti Eleringi analoog Soomes, Fingriidi juhiga ja tema käest küsiti, et mis nüüd siis, et kuidas teie vaatate siis Soome energeetika tulevikku, ta luges ette, mis neil töötab, kui palju mingisuguseid võimsusi on
ja vastas ajakirjaniku küsimusele. Järgmise 10 aasta jooksul me elektri hinna olulist tõusu ette ei näe. Järgmise 10 aasta jooksul. Ma tahaksin sellises riigis elada, kus selline stabiilsus on. No aina rohkem ja rohkem inimesi. Aina rohkem ja rohkem inimesi ja ikkagi taas tootmine koha peal, mis eeldab investeeringut selleks, et see tootmine koha peal oleks keskkonnasõbralik. Suur küsimärk muidugi energeetika osas on selles, et Norra, mis on teatanud, et ta võib välja lülitada oma lõuna poole minevad elektrikaablid ja välja astuda Nord Pooli turult, on ilmselt ka õige pea Eestis küsimuse all tekkiv teema. Aga seda kõike saame veel arutada sellel aastal, nii moodi lõppes Keskpäevatunni aasta esimene saade. Head uut aastat teile veel kord kõigile, olgu see õnnelik, rõõmus ja tegude rohke ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.